No tere! See video on kõigile neile, kes huvituvad, mis asi on tantramassaaž, kellele see mõeldud on, mis seal toimub, kuidas peab ette valmistama ennast. See video selle jaoks ongi tehtud, kuna seda juttu on mul nii palju vaja korrata, siis teeme sellise väikse kokkuvõtte ja väikse upgrade'i eelmisele videole, mis mul ennem oli, kus on väga palju vaatajaid, aga nüüd teeme natukene uuendust. Nii, kellele see tantramassaaž on? Hakkame sellest enne pihta, mis asi see tantramassaaž on. See on siis selline massaažitehnikate kasutus, mis kätkeb endast siis seksuaalenergia kasutamist. Ehk siis me kasutame seksuaalenergiat selle jaoks, et nii-öelda siis tervendada keha või anda energiat juurde või traumasid eemaldada, blokke eemaldada, aktiveerida keha, võib-olla laiendada teadvust ja kõike muud veel. Seal on palju asju veel. Aga seda seksuaalenergiat on võimalik kasutada väga teadlikult ja kasutada kui justkui tööriista. Ja me kasutamegi siis seda seksuaalenergiat ehk eluenergiat, mida nimetatakse ka kundaliiniks, praanaks, chiiks, kiiks, milleks iganes. Kõik on üks ja sama asi, lihtsalt erinevates kohtades erinev nimetus. Ja tantramassaaž on siis selline, ma ütleks tantrateraapia rohkem, on selline tehnikate kasutus, kus siis me kasutame nii-öelda marmapunkte. Kui olete kuulnud võib-olla akupunktuurist, siis on olemas ka marmapunktid. Ja marmapunktid on siis see, mida me siis nii-öelda justkui vajutame kehal. Ja mida me veel teeme, on siis see, et me liigutame neid energiat nii-öelda mööda meridiaane ja kasutame selle jaoks nii-öelda oma teadvusega energia liigutamist. Et sinna, kuhu meie teadvus seda energiat juhib, sinnapoole see energia ka liigub. Ja mis me veel teeme? Jah, et kuna see tantramassaaž on selline holistiline, siis me kasutame seda üle keha. Holistiline tähendab siis seda, et ta nii-öelda kombineerib kõiki asju kokku ja seda mitmes mõttes. Ehk siis me kasutame siis ka kuidas siis öelda, need tehnikad selle jaoks, et mõjutada nii füüsilist keha kui energeetilist keha, mentaalset keha, astraalkeha, mis meil veel on, mis mul jäi nimetamata, jah, midagi oli veel, 5 oli veel, läks meelest ära. Ühesõnaga, ta kasutab erinevaid nii-öelda võimalusi seda keha mõjutada erinevat viisi. Ja kellele ta siis on? Ta on nendele inimestele, kellel on probleemid näiteks seksuaalelus. Mingid asjad ei funktsioneeri nii nagu peaks. Ja kui see asjad ei ole päris nii nagu tahaks või oleks või et kontroll on näiteks, et keha üle kontrolli ei ole, vaid keha kontrollib hoopis sind ja nii edasi. Ja, või on mingisugused tõesti juba tervislikud probleemid ja seksuaaltervises nii-öelda. Ja mis siis veel on see, kellel on võib-olla see energiapuudus, et energiapuudus, mida ta annab siis nii-öelda seda kosmilist energiat, avab seda võimalust nii-öelda seda vastu võtta ja neid blokke eemaldada ennem selle jaoks, et ongi siis veel bloki eemalduseks on ta väga hea, et energeetilisi blokke nii-öelda eest ära liigutada ja et energiat saaks nii-öelda siis liikuda uuesti sisse. Ka nendele, kes vajavad lihtsalt lõõgastust, sest see on ülimalt mõnus, aga ta võib olla ka natukene vahest valulik, kui on ütleme blokkide eemaldus. Et siis ongi nii-öelda, me vajutame mingid punkte, aga see on kehas nii-öelda valulikene, et võib juhtuda. Et kui blokke on vähem, siis on ta nauditavam rohkem, aga üldiselt ta on ikkagi selline lõõgastav üleüldiselt, et me kedagi nii-öelda ei piina nii palju, et pingutama peaks ennast või kuidagi krampi minema.
mis siis oli, et traumavabastused ma ennem natukene mainisin, et traumad siis ja nii-öelda, mis meil on eelnevalt elus siis kogetud, need on vaja rakumälust välja saada, et siis tantrateraapia on selle jaoks jällegi üks hea vahend. Siis stressi ja depressiooni raviks. Ta võtab ära päris palju sellist nii-öelda madalat sagedust nii-öelda siit kui igalt poolt mujalt, eks ju, ja nii-öelda meiega välises elus, sest kõik peegeldab. Mida ta veel teeb, on siis need inimesed, kes veel tunnevad näiteks ka, kes siis veel tulevad, on näiteks need, kes tunnevad, et neil on nagu armastuse puudus või läheduse puudus. Et sellised inimesed jõuavad kindlasti siia. Samamoodi, kes vajavad puudutust näiteks, et keha tegelikult vajab puudutust, eks ju, et energiavahetus peab toimuma ja kui seda pikka aega ei ole olnud, siis see on hea koht, kuhu tulla. Mis siis veel oli? Midagi oli mul siin veel. Et uudishimu siis, jah. Et kui on uudishimu, et mis see tantrateraapia endast kujutab, et täna oli mul ka siin naisterahvas 3 tundi esimest korda ja ütles, et väga vinge kogemus, et tõesti hästi sügav ja teistsugune. Ja et pigem ongi võib-olla see, jah, võib-olla see uudishimu veel viimane selline, mida välja oskaks tuua. Aga ütleme, jah, ja okei, räägime sellest, et mida ta siis teeb. Nii nagu ma rääkisin, kõik need samad teemad, mis siis millega inimesed siia jõuavad, need samad teemad saavad üldiselt ikkagi mingisuguse lahenduse. Et kas siis, kui see on nüüd mingi kergemat sorti asi, eks ju, et ongi see, et ta vajab puudutust või kallistust või armastuse tunnet, ühendust, mis iganes, et sellega ma arvan, et saaks juba esimesel korral päris head tulemused nii-öelda ja lõõgastus samamoodi, uudishimu ja kõik see. Aga ütleme, traumade ja plokkide eemaldusega, nendega on nagu rohkem tegemist, need võtavad natuke kauem aega. Aga nendega on jah võimalik samamoodi väga sügavalt tegeleda. Mis siis veel, et seksuaaleluga, ütleme, kui seal on ikkagi anomaaliad mingisugused, kas naistel või meestel, et see on täiesti õige koht nagu kuhu tulla, et kindlasti saab siit palju näpunäited veel juurde ja et see kindlasti ei ole see, et teeme teraapia ära ja me ei räägi midagi ei ette ega tahapoole, et ikka me räägime, ma räägin tegelikult selle teooria osa nii-öelda sükse elementaarse vundamendi nii-öelda ära ja siis ka seletan võib-olla või annan kaasa ka mingisuguseid praktikaid kodus nii-öelda ise tegemiseks, et palju asju saab kodus juba ise ära teha, et ei pea selle pärast terapeudi juurde minema. Aga mul ei ole selle vastu muidugi midagi, kui te minu juurde jõuate. Nii et võtan hea meelega teid vastu ja jagan oma teadmisi, oma oskusi, oma armastust, oma energiat, et kõike seda, mis minu sees on, südamesse. Siis kuidas see siis käib? Käib ta niimoodi, et lepime kokku aja. Siis tavaliselt see käibki niimoodi, et see on nii minu aja kombinatsioon kui selle koha aja kombinatsioon ja selle inimese enda aja kombinatsioon. Ja siis ma tavaliselt ütlengi klientidele, et nad vaataksid mingisugused kuupäevad, seal 3-4 kuupäeva pakuks välja, et siis selle vahel ma saan neile midagi pakkuda. Ja teen ma siis nii-öelda Tallinnas, Tallinnas ja Pärnus teen pidevalt. Tartusse nüüd vist ka kohe liigun, et Tartuga on juba ka räägitud, nii et 3 põhilist linna. Ja mis ta siis teeb, või kuidas see käib, tähendab, ongi see, et kui inimene jõuab siia kohale, siis üldjuhul on see, et me alguses istume maha, me räägime, me saame tuttavaks, siis ma kindlasti räägin nii-öelda kõik, nii-öelda peegeldan vastu, mis siis vaja on nii-öelda võib-olla selles olukorras või mis iganes tal see probleem või teema on. Et annan kindlasti seal näpunäited ja seletan ära nagu miks mingi asi juhtub või mida sellega teha saab ja ma nagu räägingi, et saan ka praktikaid juurde anda. Ja siis tuleb juba see osa, kus ma tavaliselt siis nii-öelda Palo Santoga seal nii-öelda tossutan ümber keha. See on Palo Santo on siuke püha puu,
et see on tegelikult mentaalkeha nii-öelda energiakeha puhastus või selline tasakaalustus. Ja siis tavaliselt ma lähen juba nii-öelda südame tasandile, et me siis nii-öelda paneme käed südame tasandile ja nii-öelda hakkame justkui teadlikult energiat liigutama. See ei ole mitte midagi keerulist, aga lihtsalt, et nii-öelda füüsilisel tasandil ka ühenduda. Tegelikult südamed juba on ühendunud juba enne seda, aga lihtsalt, et füüsilisel tasandil oleks ka see ühendus loodud. Ja siis on see moment, kus inimene läheb juba kõhuli ja üldiselt ma alustan alati ikkagi seljast, aga liigume üle keha siis. Ja kindlasti on see, et inimene on paljas. Mina olen niimoodi riides, aga inimene on paljas sellepärast, et kui mõni imestab vahest, et tõesti või, siis jah, sellepärast, et meridiaanid ja kõik nii-öelda kanalid, asjad liiguvad meil mööda keha ikkagi. Nad ei liigu kuskilt, ma ei tea, et teatud maani ainult ja sealt enam edasi ei liigu, et me oleme ikkagi üle keha vaja nii-öelda seda mõjutada nii-öelda siis. Ja siis ongi niimoodi, et ma vajutan siis erinevaid punkte kehal, masseerin neid asju laiali, eks ju. See on nagu ütleme klassikaline massaaž, samas on see selline natukene nagu tai-massaaž. See käib nagu sinna juurde, aga üleüldiselt me mõjutame rohkem ikkagi neid marmapunkte, et see on nagu prioriteet number 1. Nii-öelda, et neid blokke ja ka mingit traumavabastusi teha nii-öelda rakumälust. Ja me käime üle keha siis erinevad kohad läbi. Ja lõpus on siis see, et kui ma jõuan, siis tihtipeale ma ikkagi jõuan sinna maale. Et ma teen siis natukene sellist helimeditatsiooni ka, et lõpus toimuks see nii-öelda selline, kui see virvarr seal peas veel on, et siis tekib selline vaikus pähe, et ongi siis helikausid mul, vah-vah, erinevad nii-öelda sellised vahendid, mida ma siis kasutan. Ja siis on ka lõhnameeled, et tavaliselt on mul siis olemas sellised õlid, asjad kaasas, millega me siis nii-öelda natukene seda ergutame neid lõhnataju ka. Ja siis on juba see ärkamise aeg ja siis ma teen kokkuvõtte, räägin inimesele ära näiteks, et mis ma siis nägin füüsilises kehas, mis energeetilises kehas, siis tihtipeale on see, et inimene ju ise juba teab, et näed, oi, see koht oli mul valusam ja see on ja et siis me nii-öelda vahetame informatsiooni ja annan võib-olla näpunäited veel juurde mingisuguseid praktikaid, võib-olla kui tal on seal mingid erilised asjad nagu, mis vajavad veel tähelepanu või mis tuleb nii-öelda selle sessiooni käigus nii-öelda välja. Ja siis ongi põhiliselt on see, et inimene tol päeval võtab rahulikumalt ja et maja ehitama ei lähe, maratoni jooksma ei lähe. Et see on aeg nagu nii-öelda iseendale, sest kehas tegelikult need muutused toimuvad ja võib-olla ise ei saa nii väga aru, aga keha jaoks on see suur muutus, et see on nagu, ma ei tea, nagu veekauss umbes, et seal vee kõik nii-öelda sassi justkui on ja nii-öelda need asjad hakkavad settima ja siis ütleme järgmise 2 päeva jooksul on või 2-3 päeva jooksul on soovitav siis nii-öelda, kuna see nii-öelda negatiivsed energiat lähevad toksiinidena verre, siis oleks vajalik tegelikult nii-öelda vett rohkem juua, et urineerida see kõik välja või siis minna näiteks sauna, et saaks higistada kõik see toksiinid verest välja. Et võimalusi on või mingid detox teesid või mingid sellised asju kasutada. Et selline võimalus on. Siis mis veel pärast seda? Kuskil nädal-poolteist on siis ütleme need energiate settimise aeg ja see on see aeg, kus siis inimene võiks natuke tähele panna oma emotsioone näiteks, kas need on väga üleval või all, et kas elu on nagu jei või elu vahepeal siuke nagu down, nagu öeldakse. Et ja siis veel mida ta võiks veel tähele panna on see, et kas füüsilises kehas näiteks võib hakata nii-öelda isses jooksma, et see tähendabki seda, et vahepeal tunned nagu mingit valuhetke siin ja siis on juba see siin ja mingi asi nagu jookseb justkui kehas ringi, et selliseid asju pluss energiataset võiks panna tähele, et kuidas see nagu eelnevaga võrreldes on, kas ta nagu tõuseb või langeb või et mis siis kehas toimub, ja kuidas üldse nagu selline üldine enesetunne on, et ütleme rohkem tähele panna, ütleme nädal-poolteist oma keha ja see on nagu selline hea tagasisidet ka saada muidugi, et vahest ikka inimesed mulle siin kirjutavad, et kokkuvõtteid, et see on tore.
kui te mulle seda saadate. Ja siis ja tulema ei pea seal mingi, et a la 10 korda ja nii edasi, et see ei käi niimoodi, et tegelikult on see ikkagi nii, et kuidas tunnetus on, kuidas vajadus on ja kuidas võimalused on. Et kindlasti keegi ei arva, et tantrateraapia on odav. Ta kindlasti odav ei ole, aga ta ei ole ka kõige kallim, sest minu meelest tervis ja kõik see meie psüühiline tervis ja kõik see tasakaal meie sees, et noh, see minu meelest üldse hindamatu väärtusega. Ja võib-olla kui seal traumade teemad on, no see on see üldse nagu teema, mis on nagu väga sügav, et kuidas seda väärtust hinnata, selge on nagu see, et ma olen ise praegu 2014 aasta alates sellega tegelenud igapäevaselt. See on minu töö, minu hobi, minu missioon. Ja ma olen ka koolitusi järjest kogu aeg juurde võtnud ja endaga tegelenud ja arendanud. Ja pluss need praktikad siis läbi inimeste, et inimesed on käinud, et inimesed õpetavad kõige rohkem. Ehk siis praktika pagas on mul päris hea. Nii et et ma olen seda väärt, ma ise tunnen, et ma olen täiega seda väärt ja kindlasti ma annan endast maksimumi. Ja võtan vastu hea meelega ikkagi, nagu ma ütlen, südamesse ja jagan siis kõike, mis mul on, kõiki teadmisi ja kõike, mis ma õppinud olen. Siis mis veel? Ennetamine ka, et enne kui tulla, et siis kuidas natuke ettega valmistada, ongi see, et võiks kindlasti sel päeval mitte kõhtu väga täis süüa, sest energia läheb muidu seedimisse. Et meil on vaja tegelikult seda energiat nii-öelda üle keha kasutada, et me ei taha, et ta oleks nii-öelda ühes kohas siin seedimises. Samamoodi, samal põhjusel ei tohiks ka süüa väga raskesti seeditavaid asju, nagu liha, kala, seened, ma ei tea, mis seal veel on, eks ju, et nendest nagu hoiduda. Siis mis veel? Stimulandid. Stimulantidest võiks hoiduda, see tähendab siis seda, et sinna hulka kuulub must tee, mate tee, kohv, energiajoogid, et kõik see, mis stimuleerib üle nii-öelda ja kõik see metabolism ja need asjad nii-öelda lähevad paigast ära. Et seda ma kindlasti ei soovita. Et nendest ka siis hoiduda. Et kui kohviga tõesti inimesed on harjunud väga, et siis hommikupoole võib-olla tõesti mingisugune lahjem versioon, aga teraapiasse tulles võiks nagu hoiduda ikkagi. Mis siis veel? Välja võiks puhata võimalikult hästi, kui vähegi saab. Siis veel ja naiste puhul siis kindlasti see, et nad võiksid hoiduda paar ööpäeva siis enne seda klitoriaalsest orgasmist, sellepärast, et muidu nad annavad selle energia kehast välja ja meil on vähem energiat, millega tööd teha. Ja meeste puhul siis samamoodi ejakulatsioonist hoiduda ka kuskil 72 tundi ennem, et nii-öelda, et see energia oleks kehas olemas, millega me siis nii-öelda tööd teeme. Et mõte on nagu see, et meil on vaja see energia, nii-öelda mul on vaja, nagu öeldakse, küüned taha saada sellele energiale, et kui me saame energiakeha aktiveerida, siis saab seda nii-öelda mööda keha justkui liigutada ja see tekitab tavaliselt, kuna ta on seksuaalenergia, ta on eluenergia, tekitab sellised mõnulaineid ja organism nii-öelda või keha tegelikult nagu reageerib sellele. Ja see on hästi selline mõnus ja huvitav tunne. Ja selle jaoks, et seda nii-öelda energiat kasutada, võimalikult võiks nagu seda energiat olla kehas rohkem, et kui tulla siia, siis mul on nagu suurem šanss esimestel kordadel juba nii-öelda energiakeha nagu täiega käima saada. Ja ega muud ei olegi midagi, et kas genitaale kasutame. Sellega on nüüd selline lugu, et üldjuhul, kui ma saan, siis teen kõik väljapoolt võimaliku ja kui on võimalik, siis me ei lähe genitaali juurde üldse, kui ei ole selleks eelnevat vajadust. Profülaktikaks seda soovitatakse ja see ei ole mitte midagi halba, see on väga hea, aga üldjuhul, mida ma ei tee, on see, et ma ei võta selliseid kliente, kellel, eriti meeste puhul, naiste puhul ma väga ei olegi näinud. Mõned korrad on olnud võib-olla sellised kliendid, kellel on mingisugused eeldused või ootused, et eriti meeste puhul ma ei võta selliseid kliente, kellel nii-öelda see mindset või see arusaam asjast on vale, et kuna tegemist ei ole
nii-öelda siis seksuaalteenusega, vaid see on ikkagi teraapia ja siin on ravimismeetodid käsil ja ravimispraktikad ja tehnikad. Et need ei ole erutuvustehnikad ega mingid sellised asjad, eks ju, et siis tegelikkuses see genitaalne osa nii-öelda, kui tal on ikkagi nagu vajadus, siis üldjuhul ma juba soovitan, et teine kord võiks nagu tulla ja esimesel korral kindlasti ei lähe üldse genitaalseks nagu, et kohe kindlasti mitte, sest on vaja nii-öelda näha enne, kuidas see keha üldse reageerib ja mis seisundis ta algselt on ja kõik selline asi, et see on nagu, seda ei ole võimalik nii-öelda teada saada, kui kogu energia liigub nii-öelda genitaali, nii et meil on vaja ikkagi energiat sealt ära liigutada ja näha, mis üldse kehas toimub ja kuidas keha reageerib. Et kus plokid on ja nii edasi, et selgemat pilti saada. Nii et esimesel korral kindlasti mitte. Ja teisel korral võib-olla, et ma juba ütlen nagu selle esimesel korral, kas on vaja või ei ole, et kui seal on teises tšakras on ikkagi see plokk väga suur, et või on tõesti nii-öelda vaja, või on tõesti meestel siis munandites näiteks energiat liiga palju sinna nii-öelda kinni jäänud või mis iganes, et siis ma kindlasti soovitan. Ja profülaktikaks jah, ma luban ka kindlasti nii-öelda seda kasutada, eriti kellel on huvi ja kõik, aga ma ütlen, et siis peab olema nagu see arusaam, mille jaoks ta on, mitte see, et kui keegi eeldab või ootab midagi enamat, et meil õnnelikku lõppu ei ole, meil on õnnelikud algused. Ja naiste puhul ka samamoodi, et naised ei pea siis arvama või mõtlema, et kas kohe esimesel korral me läheme genitaalseks, et kohe kindlasti mitte. Samamoodi ja genitaalseks lähme siis ainult, kui tõesti on selleks vajadus ja me näeme, et teine tšakra ei toimi õigesti, energiat ei lähe käima, on vaja nii-öelda või on mingid sügavamad teemad, nii-öelda alateadvuse sügavamad teemad. No see on juba traumade puhul rohkem ja kus on vaja nii-öelda rakumälust nii-öelda välja saada kõik see teema nii-öelda sügavamal tasandil, et siis ka. Ja see aitab samamoodi ka siis nii-öelda tundlikkust tõsta genitaalides ja kõike muud ka, et on kindlasti seksuaalelu selles mõttes väga nagu positiivne, aga ütleme nii, et me vaatame nagu vastavalt vajadusele, et kuidas kellelgi vajadus on ja keegi kuskile vägisi ei lähe, kohe kindlasti mitte ja pigem olen arvamusel, et hoida rohkem eemale, kui see, et liiga üle igaühega minna nagu selle teemaga. Ja mis siis muud? Praegu tulegi rohkem meelde, sai vist kõik kaetud, et igal juhul ma ise ütlen küll, et ma ise olen täiega selle teraapia fänn. Kui ma saaks, ma käiks vist iga päev, et kui keegi mulle endale seda teeks ja sellepärast ma ka jagan alati endast nagu maksimumi, et ma alati teen nii, nagu ma tahan, et mulle seda tehakse, ja kuna ma olen kogenud väga häid tantrateraapiaid, siis uskuge, et ma annan kindlasti endast nagu selle maksimumi, mis iganes sellel hetkel sellel inimesel vaja on. Ja võib-olla, mis ma veel välja tooks, on see, et tantrateraapia on kindlasti väga erinev terapeutide näol ja sest igal ühel on omad käekirjad ja nii edasi ja ka koolkonnad on erinevad. Aga see võib olla ka kordadena täiesti erinev, et võib olla üks ja sama inimene, eks ju, ja sama terapeut tähendab, aga need korrad on täiesti erinevad, et on mul inimesed nagu, kes käivad, ma ei soovita väga jääda nagu sõltuvusse, jääda nagu käima, aga ütleme nii, et kui on teatud tase nii-öelda saavutatud, et siis nii-öelda seda taset käia säilitamas, selle poolt ma olen. Aga päris sõltuvusse jääda, et kogu aeg käia, et seda ma jälle nagu ei soovita. Et siis, jah, ühesõnaga tunnetate ära, kui on see õige aeg ja tulete minu juurde ja igal juhul ma jagan kõike, mis minus on. Ja kindlasti paaridele ka, et võin õpetada seda tantramassaaži ka üksteisel tegema, siis ei pea absoluutselt käima kuskil kellegi terapeudi juures, on esiteks palju odavam ja teiseks on kogu aeg nii-öelda omast käest võtta, et kuna vahest on teraapiaid vaja teha korduvalt, aga jah. Aga kes tahavad lõgastuda või niisama uudishimust, et nemad ei pea korduvalt käima, nii et see on täiesti okei.
aga muud ei midagi. Ma arvan, et ma sain vist kõik kaetud, ja kellel on küsimusi, siis kindlasti küsib. Et telefon on mul täiesti avalik ja meili teel võib ka kirjutada Messengeris samamoodi. Ja ega muud ei olegi midagi. Et siis kohtume tantrateraapias ja vaatame, mis me siis saame ära teha. Aga muud midagi. Aitäh teile. Tšau.